veel loeb viimased sekundid maha, aga mäng on alanud. See lüüakse kiiremas korras välja ära. Ma kiitsin siin jah, ei, siiski. Vaatame selle tuleku ära, kiidame hiljem. Veensalu lööb, aga hetkel on sihik veel paigast ära. Ja no see on natukene selle kunstmuru. Ja no, ütleme nii, et siin ja tagasi oma meeskonnale võidu. Hetkel läheb tsenderdus sinna Velko värava ette ja Karmo pantri hüppega hoiab palli väravast eemal, aga rünnak jätkub kuniks Sossi välja. Ja näeme siin kordustest veel. Eks seal oli natuke õnne ka mängus, aga oli näha, et väga palju sellist sirgjoonelisust oli, aga praegu Laasner lööb ja blokeeritakse Mõttus nüüd ja läheb see ka Viimsi mängijatest. Ja sealt omakorda vasakusse äärde. Vaikselt juba Viimsi mehed kogunevad sinna karistusalasse ka. Oodatakse söötu, see tuleb ja värava eest läheb pall. Aga Veensalu saab kätte ja kohe pilk üles ja kohe otsib Mõttust ja Mõttust saab palli kätte, lipp jääb alla. Tuleb seal Pedmanson paremalt käelt, läheb sööt ka, aga jõuab ikkagi jälle sinna. Ja näeme veel. No sellest sirgjoonelisusest ma mõned minutid tagasi rääkisin. Veensalu annab ja välja ka lüüakse. Ja nüüd on võimalik Viimsil vasturünnakule suunduda, aga no väga palju abivägesid seal ei ole. Ja tuleb ikkagi viga ja tuleb kollane kaart. Kõre keerutab, hästi keerutab, aga natukene liiga kõrgelt. Natukene liiga kõrgele. Aga proovima peab. Viimsi käes see pall. Muraž. Jätkab Mägile. Üle aastat ka ja siin veel Atško. Eriti edevaks hakkas see asi minema. Korduses siin Mägi natukene koolitas. Suurimad väravakütid olid. Väravasööte ka mõlemad mehed andsid, aga nüüd siin Lehtmetsalt jätk ja tuleb Viimsi esimene 30. minutil. Moses Fofana. No näeme veel, kus see kõik alguse sai. Kõre paremal äärel palliga. Läheb madal sööt edasi, Lehtmets jätkab värava ette. Fofana sirutab jala välja ja pall läheb Agarmaa selja taha. Viims 1, Velko 0. Ja no hetkeseisul on Viimsi. Laasner läheb parema jala peale, madal löök. Üsna selline plönnilaadne, aga mida teeb Mõttus, kukub. Aga tulevad Velko mehed sellega toime. Kuniks Frischer vilistab avapoole lõppenuks, nagu näha, Viims 1. Tänavu kirjas, mul on siis 13. Kolli ta sai enda nimele ja hetkel Viimsi ründamas Fofana sööt Muražile. Ja kuidagi poeb seal ikkagi Muraž läbi, lööb peale ka, aga võitles ise selle löögi koha omale välja, nii et tuleb kiita. Polnud üldse paha koht. No, pallipoisid olid teisel pool, nemad aga välja ei teinud. Et selles plaanis on hästi koolitatud. Et vastasele ei peagi palli andma siin nüüd. Fofano oli lähedal teisele väravale. 22. minutil vaatame veel. Seal Roosi jalast. Velko eelmisel aastal ka välismaalasi oma ridadesse tõi. Viimsi on praegu väga rahulik. Kivitsin võidab palli, jätab kapten Laidvee maha, ise ka korra kukub. Kiviti vastu tehakse viga, Laasneri sööt läheb värava ette, aga paneb Lahe juba palli mängu. Loodetakse ära kasutada vastase peata olekut, näeme veel seda tulekut seni kordustest. Kuigi mehed ei taha jalul püsida. Vaatame Velko ründamas jälle. Öeldakse parem jalg ja pall on mängus ja enam ei ole. Hetkel ollakse 3 punktis kinni, aga mängida on veel palju. Oli valvel.
Ja nüüd kukuvad mehed järjest, pall jääb Viimsile, opa, nüüd tuleb kaugelt löök, aga lõuvutab palli vastastele. Aga siis Mägi kaotab selle ära ja nüüd Viimsi läheb vastu ja läheb kiiresti, Ollik, madal löök ja värava eest. Sööt läks Kaljuvärelt ettepoole, nüüd siin Vaherna, pass ette, Mägi läheb 1-1 Agarmaaga! Ja Karl Mägi! Hoiame fookust, aga näeme siin nüüd Sepp. Sepp on see patuoinas, kaotab palli Vahernalt. No suurepärane sööt ette Mägile, kes säilitas külma närvi. Hästi, siin nüüd läheb sööt ettepoole, Mägi kukub Timoti vastu ja kramp jalas. Kuniks Frischer vilistab mängu lõppenuks. Võib ka kaldkriips panna ründaja. Rasmus Kala täna 0-2 kaotas Viimsile ja su endisele koduklubil. Mis täna valesti läks? Ma ei tea, kõik läks valesti, ma arvan. Kõik, mis minna sai, et ei tundnud enda võistkond on täna väga ära ja jah, polnud sellist energiat, polnud nagu sellist, ma isegi tea, kas nagu ei tahti taha, aga kuidagi ei tulnud asju välja ja Viimsi ikkagi oli lõpuks teravam ja suutis need 2 väravat ära lüüa. Sel hooajal päris magus, ma arvan. Jaa, kindlasti tõesti väga magus, arvestades seda, et neil on siin täis edu olnud hooaja alguses ja meil võib-olla ei ole nii hästi sujunud, siis kindlasti võit on väga magus meile. Miks teil hooaja algus ei ole sujunud nii hästi, kui eeldada võis? Ma isegi ei oska sulle kindlalt vastust anda, ma arvan, lihtsalt paljud asjad on kokku langenud. Mõned mängud ei ole õnne olnud, mõned mängud oleme ise kuidagi keskendunud valesti või mitte piisavalt keskendunud, aga ma arvan, täna see näitas, et me oleme kõigiks võimelised ja ma arvan, et siin ei ole veel mitte midagi otsustatud siin esiliigas.